tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti, teeme kaardi lugemise teemal ülestõusu inglite sõnumid sulle. Sellel väga põneval ajal siin planeedil oleme ilmselt kõik kogenud seda, et on toimumas inimeste eludes tohutu areng ja sõltuvalt siis sellest, kui palju keegi armastusele vastu hakkab, on see siis kas keeruline edasiliikumine või kui usaldame enda südant, siis järjest lihtsam voogamine. Ja tänane kaardi lugemine ongi siis abiks, et kui me oleme tundnud mingis eluvaldkonnas takerdumist või sellist hirmu kübemekest või lausa hirmu ahelikku, mäeahelikku, mida tuleb ületada, et siis praegu kutsume ülestõusuinglid. Aitäh, et te aitate meile tuua selgust, arusaamist, edasiliikumise kiirendust. See kaardi lugemine on siin neile, kes tunnevad, et mina soovin oma elus liikuda edasi. On see siis mingis eluvaldkonnas konkreetses või üleüldiselt tahaks sellist suuremat ja mõnusamat voolamist enda ellu. Ja minu tegemiste kohta leiate rohkem stellashakti.com. Olete teretulnud kuulama ka iganädalaselt meditatsioone ja südamest aitäh juba ka kõikidele teile, kes te olete minu kanali VIP-liikmed või kes vajutavad siia video all südamekujulisele tänunupukesele, et saate saata ka annetusi. Olen teile väga-väga tänulik, aitäh kõikidele, väga-väga südamest tänan, see on suur rõõm neid kaardi lugemisi teile teha ja mul on väga hea meel olnud näha, et nii mõnedki inimesed on siit saanud endale kinnitust enda intuitsioonile ja ma tuletan ikka ja jälle meelde, et kuulake kõike läbi enda tunnetuse ka, et see, mida ma jagan, võtke vastu see, mis teid kõnetab ja mis mitte, laske sellel lihtsalt minna. Ja tänane kaardi lugemine jällegi 3 kaardigrupiga ja võid valida, milline kristallikene sind kõnetab, on see siis mäekristall, opaal või hematiit, läbi mille need tervendussõnumid sinuni täna jõuda soovivad. Läheme siis esimese kaardigrupi juurde. Sina, kes sa valisid kauni mäekristalli energia. Mäekristall on selline läbipaistev, helkiv, sillerdav, võimas tervenduskristall, mis aitab tuua meie energia välja selgust ja puhtust, et kui tunneme, et elu on läinud liiga, ütleme, tormiliseks või on asjad hakanud kuidagi lappesse minema, siis näiteks võib panna ka mäekristalli täitsa vabalt endale kas veekannu või veeanumu põhja, kust sa vett ammutad, sest et mäekristalli energia aitab just nendel segadust toonud blokeeringutel meie elust väga hästi lahtuda ja muunduda nendel energiatel taas meid toetavaks elujõuks. Et see, mida ma tajun juba enne kaartidegi võtmist, kallis grupp, on see, et ehk on sinu elu praegune missioon ongi selline korrastus ja selguse toomine, ümberhäälestus ja taipamiste vastuvõtmine, et elu on sulle toonud ilmselt palju arusaamist selle kohta, mida sa enam ei soovi, aga nüüd siis sa oled ehk nuputamas või siis ka algallikalt läbi enda südame vastu võtmas infot, aga mis see siis on, kuhu sa liikuda tahad, nii et palume sõnumeid läbi valguse, armastuse. Kallid ülestõusuinglid, palun aidake mõista, mis teema vajab praegu erilisel moel hoolitsust ja tähelepanu. Võtame 3 kaarti. Nii tuli juhatus, Rahvali kuningas, Aarieli 4 ja Gabrieli 3. Väga ilus, et tundub, et sul on põhimõtteliselt kõikides eluvaldkondades väga suurem transformatsioon, mitte ainult ühes teemas. Aga kaardipaki peale jäi ka tähekaart, mis räägib väga selgelt sellest, et sinu unistused on päris kindlalt täitumas, nii et paneme selle kaardi ka siia, et tea, et see, mis praegu su elus toimub, ehk need muudatused, mis on hakanud lahti rulluma, on jumalikult juhatatud ja kõik voolab tegelikult läbi sinu enda kõrgema tarkuse. Ja mida see siis praktilises plaanis tähendab? See tähendab seda, et
sinu madalama minana toimimine ehk hirmuminana või sellise valukehana toimimise aeg on nüüd läbi saamas. Ja selleks, et sa saaksid häälestuda nüüd enda südame järgi elama, siis sa võib-olla oled avastanud, et vau, et see elu, mida ma olen varasemalt kogenud, et ma tegelikult soovingi täielikku transformatsiooni ja seda kõiges, mitte ainult ühes temaatikas, vaid kõiges. Alustades siis esiteks armastuse suhete teema koha pealt. Et tundub, et su meesenergia on jõudnud, ehk su mõistus on jõudnud imelisele taipamisele, arusaamisele või sellele juba lähemale. Et kui sa lähed enda südame vastu, siis sinu elus kõik asjad hakkavad laperdama, sealhulgas siis ka partnerlussuhe hakkab sulle peegeldama mingisuguseid madalamaid energiaid, mida sa tegelikult ei tahaks valida. Et sa oled õppinud siin, et sinu valik armastusele truuks jääda toob sinu ellu armastusküllased kogemused ja kui sa lähed armastuse vastu ja nagu hakkad enda ja maailmaga võitlema, siis see jällegi toob sellise puuduse ja keerulisuse kogemuse. Et täitsa võimalik, et su elus juba on selline väga imeline õnnelik suhe on sulle juba tulnud või see on kohe tulemas. Ja sa oled aru saanud, et sinu suhte kvaliteet sõltub otseselt sellest, kuidas sa sellesse panustad. Et mida sa teed, tee seda südamega, jaga südamest, võta seda suhet kui tõesti enda südame asja, mitte lihtsalt, et muude asjade kõrvalt on mul partneri jaoks ka aeg-ajalt aega, et ei pane niimoodi nagu kuhugi taha pliidinurka seda potti podisema, vaid et kui sa soovid oma elus armastavat suhet, siis sellesse on vaja panustada, seda on vaja toita, seda on vaja ise hoida kõrges energias selleks, et see saaks tõesti imelisel moel toimida. Nii et võimalik, et selline iseendas prioriteedi äratundmine, et see, mida ma tahan, sellesse ongi vaja panustada ja sellele on vaja ise enda sees jõudu anda. Ja kuigi võib-olla praegu tunne, et hetkel praegu ei ole minu partnerid minu kõrval või et ei ole nagu kohe seda voolamist, mida ma tegelikult tahaksin, siis ülestõusuinglid ütlevad, et see aeg või see pausi aeg või see ooteaeg on praegu antud selleks, et sa õpiksid rahunema ja nägema asju uue nurga alt ja mitte jätkama samamoodi nagu vanasti oli, sest praegu sinu süda, kui see avanemisprotsess toimub, ongi tarvis, et sa rahulikult teed ise need otsused ja langetad enda sees valikud, lähtudes endast, mitte selle järgi, mida teine tahab, vaid seda, mis sinu jaoks tundub kõige ilusam ja õigem, sest et kui paari suhtes üks partneritest hakkab teise järgi tegema, jätab ennast tahaplaanile, siis paratamatult see toob varem või hiljem sellised põrkekohad. Nii et praegu sinu õppetund on siis õppida andma ja andma avatud südamega ja olema suuremeelne, mitte et mina annan ja siis ma tahan nii ja nii palju vastu, vaid see, et ma armastan sellepärast, et mulle meeldib armastada, mulle meeldib olla armastuse jagamises. Ja ülestõusuinglid ütlevad, et sa oled väga tubli, et sa oled väga head tööd teinud, et jätka sellesama andmise joonega, sest kui tulevad kaks inimest kokku, kes on sellises nõudmise energias ja ma tahan saada, siis see võib tuua endaga kaasa väga suurt kannatust, sest et mõlemad on nagu sellises kirjuse energias või puuduse energias. Ja selles kohas suhe õitsengusse jõuda ei ole praktiliselt üldse võimalikki. Selleks, et partnerlussuhe saaks õnnestuda, on vaja, et tulevad kokku kaks inimest, kellele mõlemale meeldib anda. Ja mis ei tähenda seda, et me ei või vastu võtta, aga et see põhinoot on see, et me oleme siin, et jagada südamest, mitte lihtsalt seda, et tule ja tee mu tuju paremaks või et täida minu puuduvad lüngad, vaid et see, et ma ise oskan ennast toetada, ennast hoida, ennast päästada ja siis me saame koos olla nii enda päästamises kui teineteise päästamises.
Teine teema, mis sul praegusel hetkel on suures transformatsioonis ja millest toimub sinu sees suur ülestõusuprotsess, on rahaküllus. Et siin on olnud kas selline liigne laristamine või liigne kokkuhoid ja see üks võib olla niimoodi vahelduv teisega, et on selline nagu tasakaalutuse energia olnud. Et probleem on olnud siin selles, et sa oled võib-olla tahtnud olla väga lahke inimene, aga tänu sellele, et sa oled väga palju välja andnud, oled tundnud, et aga siis sulle nagu endale ei jäägi või ühesõnaga selline ebaterve energiate vahetus on olnud. Võib-olla sa oled ka panustanud kohtadesse või teemadesse või asjadesse, näiteks sõltuvused või mingisugused projektid, millega sul ei olnud tegelikult sinu südames kõige suurem voolamise tunne. Et sa oled õppinud ja õpid praegusel hetkel delegeerima ja ka õppima selle teema kohta, et võimalik, et sa oled praegusel hetkel ennast harimas nendes teemades, kuidas leida selline tervislik ja terviklik tasakaal. Ja ülestõusu inglite sõnum on sulle järgmine, et kasuta enda teadlikku meelt, et ära tee nagu emotsiooniostusid või selliseid emotsiooniga väljaminekuid, et mul on täna hea meel ja siis ma jagan kõik oma raha laiali ja ma ei mõtle sellele, kuidas ma järgmine kuu üüri saan tasutud või mingisuguseid protsesse tehtud, vaid et on vaja kasutada sellist rahulikku, südamlikku suhtumist, et sa ei üritaks nagu oma raha jagamise või oma külluse jagamisega mitte sellepärast jagada, et siis nagu nende poolehoidu võita või nende heakskiitu saada, vaid et sa teed seda siis, kui sul on nagu tõesti süda öelnud, et vot nii on õige teha, et see süda ja mõistus on vaja nagu hästi kokku tuua. Et see, kuidas sa tegutsed, peab eelkõige sulle tunduma, et see on kõige õigem. Mitte sellepärast, et keegi nõuab või tahab või sa üritad kellegi tuju paremaks teha, vaid vaatle oma lapsepõlve, et siin on võib-olla see muster pärit isegi su vanematelt mingis mõttes, selline tasakaalutusse langemine, et siin võib olla suur abi sisemise lapsega tööst, et sa saaksid aru, et see, mida sa teed, ei pea olema selleks, et teised on esikohal, vaid selleks, et sinu parim enesetunne oleks esikohal, et me võime jagada ja anda ka selle tundega, et ma olen endaga hästi kooskõlas. Et siin võimalik, et mida oleks hea teha, on siis kasutada taotlust, et ma taotlen mõista, ma taotlen taibata, kuidas see on kõige õigem nii minu kui kõikide asjasse puutuvate jaoks. Sest vahel võib olla ka selline olukord, et kui me toetame neid inimesi, kes ütlevad, ma ei oska, ma ei saa, ma ei suuda, aga tegelikult nad oleksid selleks suutelised ja me neid siinjuures ikkagi nii-öelda hoiame neid vee peal, siis me ei lase neil vaimselt areneda. Aga ülestõusuinglid ütlevad, et praegu sul on vaja keskenduda enda sisemise mees- ja naisenergia abielule ehk sinu ratsionaalne meel ja tunnetus ehk siis arukus ja parim enesetunne käiksid käsikäes ja kui sa oled siin abiellumisplaanidega konkreetselt, siis on sulle soovitus, et valmistu selleks, et ära raiska niisama raha, vaid hoia ja kogu ja tervenda enda tuleviku visiooni kindlustamist samuti. Et usalda, et sulle tuleb alati kõik see, mida sa vajad õigel hetkel, aga jah, siin on vaja vaadata, et ei läheks kuidagi äärmustesse või et ei hakkaks mingit endale lohutamiseks asju ostma, vaid et sellise tarbimiskultuuri asemel võiks olla sinus see, et sa oled hästi aus, et kas mul ikka on seda vaja, kas see on ikka see, mida ma tegelikult tahan, kas see on päriselt see, mille üle ma oleks õnnelik ka kuu aja pärast. Mis ei tähenda, et me ei võiks üldse spontaaноstusid teha, aga võib-olla vaadata seda mastaapi, kuidas ja mil moel me panustame endasse, oma tulevikku.
Ja viimane teema, mis sul on siis, on seoses kas siis kolimise või üleüldse tulevikuplaanidega, et ülestõusuinglid näevad, et sul on olnud võib-olla natukene pessimistlik meel või et sa oled nagu arvanud, et hästi suure niisuguse töö tegemisega saab kõiki asju saavutada ja luua. Et ja selline ületöötamine on sulle võib-olla toonud sellise koormatuse tunde või on su töökohas olnud palju konflikte, selliseid negatiivseid emotsioone, et siis on soovitus ennast eristada nendest inimestest, kellel on selline puudusteadvus, kes pidevalt räägivad hädaldamise lugusid ja raskuse lugusid. Et kõigest sellest sul tuleb ise ennast lahti murda. Ja seeläbi, kui sa ennast sellest puudusteadvuse mustrist läbi murrad, siis sa aitad tegelikult kõiki asjasse puutuvaid. Sest et kui keegi enam ei taha nendes negatiivsuse lugudes osaleda, siis paratamatult ei jäägi teistel muud üle, kes nendes on tahtnud neid konflikte üles kerida, et energiat saada, neil ei jää muud üle, kui õppida ise ennast tervendama või minema tervendusse või teraapiasse. Ehk siis sinu ülesanne on praegu, inglid ütlevad, kõige olulisem on, et sina tunned rahu enda sees või mida iganes sa teed, et sinu põhifoon ja fookus ja tähelepanu ja olek oleks rahuküllane ja kõik see aitab sinu unistuste täitumisele kiirendatult kaasa. Võtan veel ühe kaardi, kuhu siis ülestõusuinglid näevad, et sa praegu liikumas oled. Et praegu tuleb sulle väga huvitav sõnum, on see, et tänu sellele, et sa teed endas need sisemised nihked, siis hakkavad avanema sinu ülemeelelised võimed, mis võib olla täielik müstika, mida sa hakkad kogema, mida võib-olla ümber sinu inimesed absoluutselt veel ei teagi, ei saagi aru, mis see tähendab. Aga sa hakkad tajuma maailma läbi enda tõe tunnetuse täiesti uuel moel, et sa keerad nagu sellise lehekülje oma ülestõusuprotsessis, kus sa jätad hüvasti vanamoodi, vanas maailmas jõuga toiminud inimeste energiate toitmise ja seeläbi sinusse jääb hästi palju energiat alles, mis nüüd hakkab kogunema, avaneb sinu käbinäärme uus võimsuse aste, sinu aju hakkab täiesti uuel moel toimima, sest ei lähe energiat enam nii palju draamade ja probleemide lahendamise peale, vaid nüüd sul on rohkem aega keskenduda endale ja fokusseerida enda kõrgemate võimete äratundmisele ja see on hästi loomulik protsess. Muidugi sa võid seda ka õppida, mis iganes võimeid sa soovid arendada, aga inglid ütlevad, et see protsess toimub loomuldasa. See võib olla ka nii, et sa lõpetad mingi inimesega suhtlemise ja järsku sa hakkad nägema unenägusid, mis on selged juhatused järgmisteks sammudeks sinu elus. Sest et see, kuhu sa oled teel, ongi täielik kooskõla universumiga, elades täielikus kooskõlas, on sinu unistused täitumises ja võimalik, et täituvad ka enne, kui sa neid sõnastadagi isegi jõuad, nii et sa oled liikumas täieliku pühasse liitu iseenda kõrgema olemusega ja selles protsessis ongi siis tarvilik, et sa vaatled neid aspekte, millest me just rääkisime. Sellised sõnumid, kallis grupp number 1, loodan, et saite siit endale üht-teist kasulikku. Soovin teile imelist voogu, äratundmist, taipamist ja kõrgema olemusena toimimist armastuse energias. Olge õnnistatud, aitäh teile toetuse eest! Ja läheme grupi number 2 lugemise juurde. Tere, armas, imeline, sina valisid opaali. Ja opaal on selline, ma ütleksingi, et selline püha abielu energiakristall. Ja mul on tunne, et
see, kuhu ülestõusuinglid sind praegusel hetkel suunavad, on siis mitte ainult püha abielu, nagu mehe ja naise omavaheline abielu, vaid ongi püha liit armastuse endaga. Et see, kuhu sa oled liikumas või liikunud, on täielik valgustatus, täielik õndsus, täielik äratundmine ja taipamine, kes sa tegelikult oled, mis on su elu missioon, mil moel sa saad nende uute energiatega kooskõlas kõige sujuvamalt toimida ja sulle tuleb selge sõnum järgmine. Iga päev on pühitsus, iga päev on pühitsus. Ja kui sa tunned, et sinu pühitsused on läinud liiga intensiivseks, emotsionaalsel tasandil on liiga palju protsesse korraga lahti, nagu arvutis erinevaid programme, siis luba endal tulla enda südame pühasse ruumi, enda südame templisse, võid ka kujustada, et sa teed sellise meditatsiooni või enne uinumist kujustad, kuidas sa tuled enda südame rahuruumi ja sa lubad sellel rahul täita terve oma keha, kogu oma energiavälja, kogu enda teadvuse ruumi. Et see, mida sinul on vaja maailmale anda, ongi rahu, et tegelikult võib-olla sa oled mõelnud väga palju, et mida sul on vaja teha, aga see põhiline sõnum tuleb see, et mis energiat sa oled kutsutud jagama, mis energiat endast välja kiirgama, endast läbi kiirgama, et see rahu energia toob ka teistele väga suurt inspiratsiooni. Et see, kuidas sa oled, see, kuidas sa ennast väljendad, sinu austus maailma suhtes toob väga palju austust ka sulle teiste inimeste poolt, nii et selline väga võimas väestav energiatsükkel on sul siin praegu alanud või algamas ja sa saad sellesse tsüklisse veelgi mõnusamalt sisse logida läbi andestuse. Et võimalik, et see, mis sul ei ole lasknud rahus olla, on olnud see, kui paljud inimesed on käitunud ebainimlikult või ebameeldivalt, ebasõbralikult, et nagu nende teiste inimeste nii-öelda musta pesu pesemine, mis su ümber on toimunud, et võib-olla sa oled seda hästi isiklikult võtnud, aga just see puhkuse ja rahuaja võtmine on see, mis sind aitab välja logida või need arvutiprogrammid, aknad kinni panna enda sees, millega sa oled tohutult maadelnud võib-olla, jäänud teiste lugudesse, teiste mõistatustesse, mis ei olegi tegelikult sinu lahendada. Aga see rahu energiasse tulek toob sulle imelise õnneliku partnerluse ja mul oli ennem juba tunne, et me võtame siit selle armastajate kaardi ja tõesti nii see praegu siit tuli. Ja ma kohe võtaksin siit siis armastajate oraaklipakist ka sulle sõnumid, mida siis ülestõusuinglid sulle praegu veel öelda tahavad. Et see rahu sõnum võib tunduda väga lihtne, et nii lihtne sõnum oligi, ma tean seda, aga siis tasuks vaadata, et kas ma ka seda praktiseerin, mida ma tean, mis mulle tõesti sobib ja mis mulle tegelikult toimib, et kas ma seda siis ka praktiseerin, kas ma luban endal lõdvestuda täielikku rahusse enda sees. Palume ülestõusuinglite sõnumit praegu, et väga hea selleks, et partnerlussuhe saaks stabiliseeruda, harmoniseeruda, on anda üksteisele just nimelt neid rahupause, rahuhetki ja usaldada, et läbi rahu kõik alati laheneb, et isegi kui on alguses mingisugused arusaamatused või ümberhäälestused, et näiteks partnerid veel kumbki ei tea, mis rolli või missugusesse protsessi on tarvis minna, siis rahunedes algallikas saadab teile mõlemale täpselt need õiged juhatused, õiged õpetused ja ülestõusuinglid ütlevad, et väärtusta igat hetke, et
ole tänulik iga sekundi, iga momendi, iga hingetõmbe eest. Et need kogemused on hindamatu väärtusega, mida sa oma elus koged. Et kui me siit planeedilt ühel hetkel lahkume siit füüsilisest kehast, siis isegi kui meie hing on ju läinud uutele kogemustele vastu, siis need inimlikus tasandis ära õpitud kohad, need me võtame endaga kaasa, need tarkused võtame järgmistesse kehastustesse ja oskus rahu läbi asju vaadelda vabastab sind eelmiste elude karmast. Et siin on võib-olla olnudki väga paljudes eelmistes kehastustes kogemus, kus on olnud väga palju ärevust, sellist teadmatuses usaldamatust ja pinget. Pingeenergiad on jäänud, sellepärast siin elus on ka võib-olla olnud partnerlus, on peegeldanud neid pingekohti. Aga ülestõusuinglid ütlevad, et sa saad nendest kõige paremini läbi, kui sa tunnistad endale, kui mingi kogemus on sulle koorem, et siis sellel hetkel sa annad selle koorma mõttes või tunnetuses, visualiseerid, kuidas sa paned näiteks selle pinge kogemuse ühe suure valguse energiapalli sisse ja saadad selle valguse tagasi algallikasse või kosmosesse või tähtedesse või päikesesse näiteks. Sa saadad selle lahenduseks universumile lahendada, et sina ei pea koormaid kandma, vaid tunnista ja tunneta, et sa oled puhas kanal, sa oled armastuse valguse kanal, sa oled süüta ja puhas, et seda on vaja mäletada, et sul ei ole kohustust kedagi korda teha või midagi nii-öelda klattida, vaid sinu ülesanne on olla kohalolu ise. Olla see stabiilne, rahulik, harmooniline energia, mis hoiab ruumi, kus ruumis saavad ka need rahutuse energiat maandatud ja ümber transformeeritud. Ja sind võib väga palju aidata ka tähtede energiatega suhtlemine. Ma olen oma Reiki meistrikoolitustel teinud sellist tähesüsteemidega suhtlemise protsessi. Võib-olla ma kanaldan selle meditatsiooniga nüüd avalikult, ma tunnetan seda. Kui te olete sellest huvitatud, siis andke mulle siin all sõnumites teada. Sest et see on mul mitmeid kordi juba nagu see tähtede süsteemidega suhtlemine, see on mul mõttes käinud. Et praegusel hetkel sind kutsub elu ülestõus loomulikkusesse, mitte sa ei pea muutuma teiste sarnaseks, mis läheb sinu enda tõega vastuollu, vaid vastupidi, et sa tuled veel rohkem hästi kooskõlalisusesse, et sinu see kõrgem tasand ja maine tasand harmoniseeruvad, et nii nagu sa tunned, nii sa ka väljendad ja nii nagu sa oled midagi ära tundnud, nii sa ka ütled, et hästi selline harmooniline ja kooskõlaline kasvamine hakkab siis toimuma ka üheskoos partnerluses, kus me ei hoia enda tõde tagasi, samas me ka ei survesta, anname kõigele ruumi ja samas me oleme ka hästi sellist tõde kiirgavad, et selline kaunis tasakaalu tants, aga see kõik on seda väärt, sest et sinu jaoks on kallis selles kehastuses õnnelik abielu on sinu jaoks määratud saatus, sa ei pea absoluutselt kartma, kas see õnnestub või ei õnnestu, siin on kindel et see on sinu tee. Et ole teadlik sellest, mida sa päriselt soovid ja tahad, see ongi universumi soov sullegi tuua, nii et usalda enda vaistu, kullakene. Sul tuli siin väga ilusasti see sisevaatluse ja intuitsioonikaart kenasti välja. Nii, tundub, et ongi teise grupi voog selleks korraks kõik. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Soovin teile maagilist ja õnnelikku abielu iseenda mees- ja naisenergia vahel, püha liitu kõiksuse ja sinu inimliku kogemuse vahel
ja õnnelikku abielu sinu imelise armastajaga. Olge õnnistatud. Tere, armas grupp number 3. Sina valisid selle väeka hematiidi energia ja hematiit on super maandaja. Et võib-olla sa oled tundnud, et sul on elus sellised ärevamad ajad olnud ja tõesti see on nii, et kui me soovime teha ülestõusu ärkamist, soovime tõusta enda teadvuses uutele kõrgematele tasanditele, on ülioluline, et meil oleks väga tugevad juured, et meil oleks tugev maandus. Ja mu koduleheküljel on muuseas ka spetsiaalne internetiseminar, maanduse internetiseminar, mida saad tulla ja kogeda, et veelgi selgemalt seda teemat enda jaoks lahti mõtestada. Ma ei hakka siin seda pikalt jagama, aga ülestõusu inglitel on sulle väga selge sõnum. Palun ole avatud sellele, mis su ellu tulla tahab. Et enda mõtetega ja otsustega ei blokeeriks seda voogu. Et praegu on olnud selline hirmu või natuke ärevuse pärast selline tagasihoidlikkus või lausa keeldumine mingisugustest kogemustest, mida sa tead, et tegelikult võiksid väga hästi aidata su hirmuminal lahustuda ja sinu kõrgemal olemusel taas nähtavale tulla. Ja mul öeldi, et tuleb võtta 4 kaarti. Ja ma segan veel 4 korda. 1, 2, 3, 4. Okei. Ja võtan kõige alumise kaardi. Kõige ülemise. Ja siis 2 tunnetuse järgi. Okei. Ülestõusu inglite sõnumid on siis järgmised, et liigu julgelt oma kuldsesse tulevikku. Usalda, et algallika hääl kõneleb läbi su südame. Kõike, mida teed, tee läbi südame, tee läbi oma südame tarkuse äratundmise. Kui sa ei tea, kuidas oma südamega suhelda, siis mul on siin YouTube'is üleval ka tasuta video, võluvõti number 7, südame hääle kuulamine. Kasuta seda, sest et sinu südame hääl on algallika, kõiksuse hääl läbi sinu. Südame hääl on tasakaalukas, enesekindel, avarust ja rahu tekitav. Südame hääl ei tekita sinus ei ärevust ega puuduse tunnet, vaid selgus ja mõistmine on need märksõnad, mida ma võiksin siis kirjeldada seda südame hääle kuulamise olekut selliste tunnustega. Et kõik, mida sa elus teed, tee nii, et sul on hea tunne. Ja kui sa lähtud oma tegevustes ja kogemustest heast enesetundest, siis see, mis edasi tuleb, on samuti väga meeldiv. Kui sa tunned, et sul on raske ära tunda, et mis see sinu jaoks see hea tunne on, siis astu korraks kõrvale. Võta endale omaette aega, mine jalutama või veeda aega, kuula muusikat, pikuta. Et sinu selgus tuleb just nimelt läbi sellise rahuliku sisevaatluse, et ülesanne rohkem kui praegu teistega suhelda on enda seest tõde leida. Ja võt, kui enda seest on raske tõde leida, siis ma soovitaksin mingit praktikat, mis sul aitab avada selle endaga tõe kontakti jälle tugevamalt. Et see, mis paljusid inimesi on aidanud, on reiki tegemine ja rännakuteraapia, konstellatsiooniteraapia, kõik see, mis sul aitab enda tõde ära tunda, mitte see, et sa pead teiste moodi tegema, vaid just enda moodi. Ja siis on ka oluline, et sa hoiaksid endas püsivust. Et selline kõikumine enda südamest
sisse ja välja võib-olla väga-väga-väga väsitav protsess, et püsivat südameühendust on vaja luua. Ja seda püsivat südameühendust me saame alati luua alustuseks sellega, et öelda ja otsustada. Mina valin elada otseühenduses algallika kõrgema tarkusega. See on minu valik. Ja siis elu aitab sind sellesse. Tulevad su ellu õiged inimesed, raamatud, õpetajad, teraapiad, mis iganes sind sellesse kogemusse aitab, võib-olla ka taipamised, mida sa saad iseenda sees. Aga jah, sinu otsus, et ma valin püsivat terviklikkust ja püsivat stabiilset olekut, on sul vaja ise otsustada ja see nõuab sinult usaldust. Võib-olla tõesti hematiti kandminegi oleks sulle väga kasulik, et sa oleksid rohkem jalgupidi maas. Et kui maandus puudub, on inimeses ärevus, ülemõtlemine, kahtlemine, selline ringi siblimine, pidevalt kõikide käest vastust ootamine, selle asemel, et see vastus rahulikult enda seest leida. Et nii nagu on tugev puu, tal peavad olema tugevad juured, nii ka sinul, kui sa liigud kõrgemasse sagedusse, järjest suuremasse unistuste täitumisse, sul on vaja järjest suuremat usaldust elu suhtes. Ja kui sa ei tea, mis see järgmine samm sinu elus võiks olla, siis pöördud ikka jälle südamesse, suhtled südamega, sest need, kes tahavad tõde teada, neile tõde ka ennast ilmutab. Kui sa räägid sellest, ma ei tea, ma ei näe, ma ei suuda, siis sa hoiad iseennast oma hinge pimeda öö energiates kinni. Siis on vaja puhata, lõdvestuda, mõistmine tuleb sulle vaikses olekus, rahus, mediteerides, kui sa oled saanud piisavalt magada. Stressi vabastavad praktikad võivad olla ka väga head, hingamispraktikad, vabastav tantsimine, vabastav kirjutamine, laulmine, kõik see, mis aitab nendest pingetest läbi lõdvestuda. Et see, mida ülestõusuinglid tahavad sulle südamest öelda, on see, et usalda, et kõik tuleb su ellu õigel hetkel, sa ei saa millestki ilma jääda, su sisetunne juhatab õiged protsessid õigel ajal. Et ennast armastav inimene aitab ennast, kui tal on keeruline. Et võib-olla see on üks selline väike nihe või väikene seadistust, mida saab veel teha, on see, et kui mina ennast ise aitan, siis aitab mind ka universum, et see on selline usalduse koht. Et väga oluline, et sa väljendaksid tõde, suhtle planeet Maaga, suhtle loodusega ja vaata neid märke, mida elu sulle saadab, mida loodus sulle saadab, et elu kõneleb sinuga. Et selline rahunemise noot on see, mis toob sulle need taipamised ja mõistmised ja arusaamised ja aitab sul ka mõista seda, kus sa oled millestki vääriti aru saanud. Ja sa saad aru selle järgi, et sa oled millestki valesti aru saanud, kui olukord tundub täiesti lootusetu. Tõega kooskõlas olles on alati lootus olemas. Et kui sa tunned, et on lootusetu, siis sa saad aru, sa oled midagi endale öelnud, mis ei ole lõpuni tõde. Et siis võib-olla on hea harida ennast nendel teemadel, mis sul aitavad jääda rohkem enda tõe ja enda lootuse ja enda võimalikkuse tunnetusega kontakti. Ja see ei ole selline asi, et nüüd ma õpin midagi ära ja siis see ongi mul selge, vaid see on niimoodi, et sa saad mingi teadmise, mis on tõde ja siis elu toob sulle võimalusi, kus sa saad seda praktikasse rakendada. Eks see elu annab sulle nii-öelda testikohad, kus sa saad siis vaadata, et kas sa toimid vanaminana, kes läheb jälle sinna lootusesse ja ma ei tea ja ma ei näe ja ma ei oska, või valid jääda sellesse usaldusse. Ja usalduse tundes kinnitad, ma valin näha ja elu näitab mulle, ma olen väga tänulik. Et selline läbi nende vaimsete testide universumi poolt toodud ülesannete, sa treenid iseennast tugevaks. Ja see on vaimne töö, mida meil on vaja endaga teha, mitte ootamine, et keegi tuleb ja valab meile nagu
lusikaga magusat ambroosiat suhu, vaid see, et ma ise loon ennast selleks iseendaks, enda kõrgemaks minaks tagasi, kes teab, et kõik hea on võimalik, kes teab, et lahendused on alati olemas ennem kui küsimine isegi nende järele ja kes teab, et unistused täituvad. Et sinuga võib-olla suureks abiks, et sa vaatad tänuga tagasi kõigele sellele, mis su elus juba on õnnestunud ja saad sellest kütet ja ainest, et usaldada, et järelikult ka tulevikus lähevad asjad hästi. Et sõnum on sulle siin lihtne. Usaldan ennast. Sinu enese usaldamine kasvab iga korraga, kui sa seda praktiseerid. See ei tule keegi ei vala sulle seda nagu kopsikuga pähe, vaid see on sinu enda valik. Mina valin usaldada ja siis sa õpid seda usalduse süsteemi, mida usaldada, kuidas usaldada, mis tunne on siis, kui ma ei peaks usaldama, mis tunne on siis, kui mul on õige hetk usaldada. Ja enda sisetunde äraõppimine samamoodi, see on alguses katse-eksituse meetod ja siis hakkad juba aru saama, mul on see tunne, eelmine kord, kui ma selle tundega asju tegin, ei olnud väga hea mõte seda teha. Okei, ma teen nüüd uue tundega, kui mul on millegi suhtes parem tunne, siis ma teen seda, mis tundub sellel hetkel kõige parem. Ja võime ka vaadata, et eelmine kord oli taoline olukord, ma usaldasin ja näed, kõik läkski hästi. Ja siis ma õpin seda sisemist navigatsioonisüsteemi tundma õppima ja seeläbi kasvamegi enda kõrgemasse olemusse, enda kõige armastusküllasemasse versiooni iseendast. Nii et ülestõusu inglite sõnum on sulle lihtne, ole palun avatud, ära karda neid õppetunni kohti, sest need õppetunni kohad toovad sulle imelised meisterlikkuse oskused, mida sa saad terve ülejäänud elu kasutada. Sa oled hoitud, sa oled kaitstud, su sisetunne ei valeta, usalda, taipamised tulevad, ole avatud mõistmisele, ole avatud sellele, et sa saad aru, ole avatud sellele, et õige info tuleb õigel hetkel ja siis nii see saabki sündida. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3. Loodan, et saite siit endale üht-teist kasulikku, soovin teile südamest maagilist väekat, enda usaldamise voogu, sündigu kõrgeim, kõikide kõrgemaks hüvanguks, oleme avatud imedele, lahendustele, õnnistustele, kõigele sellele, mis toob meie ellu suure, sügava südamest naeratuse. Ja nii see on. Aitäh teile kommenteerimast, laikimast, aitäh kallid vipid teile toetuse eest, olge õnnistatud!